1926. aasta augusti esimesel päeval jõuab Tallinna eduka kahekuulise USA turnee lõpetanud maailmakuulus juudi profimeeskond Viini Hagoah. Hagoahi ühel mängul on USA-s 46 000 pealtvaatajat, mis jääb jalgpallis selle riigi rekordiks kuni 1977. aastani. Hagoah on Mandri-Euroopa esimese profiliiga, see on siis Austria liiga, esimese hooaja värske meister. Paljude kuulsuste seas on ka Ungari koondislane Bela Gutman, kes peab peale jalgpalluriameti ka tantsuõpetaja oma ja põrutab samal aastal tagasi USA-sse, kus mängib New Yorgi klubide eest veel 6 aastat. Gutman saab tuntuks 1960. aastate alguses, kui Euroopa riikide meistrite karika 2 aastal võitva Lissaboni Benfica peatreener ja kuulsa Eusebio avastaja. Kuulsaks saab ka Gutmani poolt Benficale peale pandud needus. Klubi vastab pärast 1962. aasta võitu peatreeneri palgatõusu soovile eitavalt, mispeale Gutman lahkub öeldes, et Benfica ei võida lähema 100 aasta jooksul ühtki Euroopa karikat. Sest peale on Benfica jõudnud Euroopa klubisarjade finaali 8 korral ja kaotanud need kõik. 1990. aastal, kui meeskond on Euroopa meistrite karikasarja finaalis Viinis, kuhu Gutman on maetud, käib Eusebio tema haual palumas, et needus maha võetaks. See ei aita. Benfica kaotab AC Milanile. 2. augustil mängivad profid TJK vastu, kusjuures Kadrioru trammid peatuvad erandkorras otse Tiki staadioni ees. Tribüünidele koguneb kuni 6500 pealtvaatajat. 3 päeva varem vaatas Kadrioru staadionil Soome imejooksjat 8. maailma imeks tituleeritud ja selleks hetkeks 8-kordset olümpiavõitjat Paavo Nurmit Kadriorus umbes 500 inimest vähem. Eesti riigimeestest on Nurmile kaasa elamas vaid siseminister Heinrich Laretei, kuna Tiki ja Hagoahi mängu tulevad vaatama välisminister ja EOK esimees Friedrich Hakel, töö- ja hoolekandeminister Otto Tief, kohtuminister Johan Sepp ning riigikontrolöör Aleksander Oinas. Mängust räägime järgmises osas.